Tere taas Brüsselist Euroopa Parlamendist, nagu ikka alati rõõm kõiki tervitada. Nädala kokkuvõtte aeg, hoolimata sellest on teisipäev kell 4 kohaliku aja järgi, hetkel peaks olema kell 5 Eestis. Miks ma pean täna tegema teisipäeval juba seda nii-öelda nädala kokkuvõtet, et teile aru anda oma valijatele või potentsiaalsetele tulevastele valijatele või ka oponentidele ja vaenlastele, on sellepärast, et homme hommikul ma pean paraku lendama tagasi Eestisse. Seetõttu ma saan ainult rääkida sellest, mis on toimunud siin 2 päeval, ehk eile esmaspäeval ja täna teisipäeval. Alustame aga eelmisest nädalast, kuna eelmine nädala kokkuvõtte videot ei tulnud, seda ma ei teinud ja seda ma põhjendasin ka ülemöödunud nädalal seoses sellega, et eelmise nädala alguses pidin ma olema Tuneesias seoses parlamendi inimõiguste komisjoni missiooniga 3 päevaks, et tutvuda poliitilise olukorraga siis Tuneesias. Selle kohta ma vist panin ka ühe pildi üles ja ühe väikese nii-öelda lühikokkuvõtte selle 2 päeva programmist. Aga lühidalt öeldes, eelkõige olid kohtumised seal mittetulundusühingutega, töötajate ametiühingutega, ettevõtjate esindajatega ja samuti siis ka nii-öelda valitseva võimu mitme esindajaga. Ja põhipõhjus, miks siis parlamendi inimõiguste komisjon sinna Tuneesiasse läks, oli see, et ametis olev president saatis laiali Tuneesia parlamendi möödunud aastal ja nüüd käesoleva aasta kevadel, paar kuud tagasi saatis laiali ka valitsuse ja kavandab referendumit selle aasta suvel, millega siis natuke tugevdada presidendi võimu ja Euroopa Liit siis tunneb väga sügavat muret, et Tuneesia võib liikuda autokraatia suunas, kus president üritab võimu rohkem enda kätte haarata. Eks see osaliselt võib ka tõsi olla, aga samal ajal tuleb ka muidugi mainida poliitilise olukorra kohta, et Tuneesia parlamendis kõige suurem partei on islamistlik erakond, kellel on väidetavalt ka sidemed siis moslemi vennaskonnaga. Tegemist on siis Araabia maades väga äärmusliku liikumisega, mis taotleb šariaadi seaduste kehtestamist kõikjal ja ütleme meie jaoks radikaalidega on tegemist. Ja samal ajal ametis olev president ei ole islami äärmuslane, vaid on pigem selline nii-öelda maine inimene, kes üritab välistada siis islamistide võimule tulekut. Ehk olukord ei ole väga must ja valge, vaid üpriski värviline ja kirju, kus ei ole nii-öelda olemas ühte õiget või ühte valet vastust. Aga vähemalt ülevaade, mis selle 2 päeva jooksul saime, oli üpriski piisav. Ilm oli küll väga palav, samal ajal ma võin öelda, et hoolimata palavast ilmast ja soojast mereveest kordagi ma sinna merre ei jõudnud, sest et programm algas hommikuti kell 8:30 ja läks välja õhtul kella 8-9. Seega 2 päeva hommikust õhtuni ühest kohtumiselt jooksmine teisele kohtumisele. Aga loomulikult ma pean lihtsalt mainima, et valdav enamus meie delegatsioonist teistest poliitgruppidest, mina olin siis nii-öelda esindaja meie poliitgrupist Identiteet ja demokraatia ja teistest poliitgruppidest esindajad loomulikult igal võimulasel rõhutasid vajadust võrdsuse järele, demokraatia järele, euroopalike väärtuste kaitsmise järele ja mitmed nii-öelda siis teise poole esindajad loomulikult väga viisakalt andsid mõista, et kuulge, et ametlikult on siiski Tuneesias 99% inimestest moslemiusulised ja nende ajalugu natuke teistsugune ja nende poliitiline olukord on tunduvalt erilisem võrreldes keskmise Euroopa riigiga ja seal on palju suuremaid probleeme tänasel päeval, milleks on samuti inflatsioon, nii nagu Eestiski, kus on Euroopa kõrgem inflatsioon 20% ja erinevalt siis Eestist Tuneesia valitsus või Tuneesia poliitiline juhtkond tunneb väga suurt muret selle pärast. Eesti valitsus aga samal ajal ütleb, et näksige muru ja sööge kartulikoori ja kartuli sööb ära hoopis Kaja Kallas. Aga ka Tuneesias on väga suur mure inflatsioon, elukalliduse tõus, tööpuudus. Probleem on poliitilise olukorraga, kus parlament on killustunud 10 erineva partei vahele. Riik Tuneesia, kus on rahvaarvuks umbes 13 miljonit elanikku, on ametlikult 240 erinevat erakonda. Ehk tegemist on nagu ütleme pudru ja kapsad segamini, kus ei ole olemas stabiilset olukorda ja kui sul on nii-öelda palju maisemad probleemid, siis ei ole mõtet minna väga rääkima neile euroopalikest väärtusest ja soolisest võrdõiguslikkusest, kui inimesed muretsevad selle pärast, et kuidas ellu jääda ja süüa laua peal saada. Seetõttu selline nii-öelda võib-olla ilmselgelt see Euroopa Parlamendi enamuse suhtumine oli ikkagi pehmelt öeldes naeruväärne minu jaoks. Aga igastahes oli kasulik, tuleb öelda, et Tuneesia Põhja-Aafrika riikidest on üks enim arenenumaid ja viisakamaid.
käisin ka 2 õhtul väljas tutvumas kohalike piirkondadega, suhteliselt turvaline, mingit ohtu ei olnud, seetõttu võib öelda, et hea, kui see stabiilsus säiliks ja see asi seal väga keema ei läheks ja las siis euroopalike väärtustega nad tegelevad võib-olla mõnekümne aasta pärast, kui kõik ülejäänud mured on seal lahendatud. Tulles nüüd sellesse nädalasse, siis eile hommikul kell 6 pidi ma lendama Brüsselisse juba, seetõttu, et eile pärastlõunal oli mul kohtumine Nasdaqi asepresidendiga, kes on siis praegu Euroopa visiidil New Yorgist. Nad palusid minuga kohtumist paar nädalat tagasi seoses sellega, et hetkel Euroopa Liit on välja töötamas uut regulatsiooni, kuidas reguleerida börside kauplemist. Ehk need kuulajad ja vaatajad, kes on näiteks väikeinvestorid Tallinna börsil, siis kõiki neid börse Euroopas haldab Nasdaq, USA firma. Ehk siis läbi Nasdaqi saad sa osta aktsiaid, müüa aktsiaid, kogu see tehingute tegemine käib läbi Nasdaqi. Ja kõikides Euroopa riikides on erinevad Nasdaqi peakontorid, Eestis on oma, Lätis oma, Saksamaal oma, ja see on detsentraliseeritud, ehk siis ei ole olemas ühtset Euroopa Liidu keskust, kus kontrollitakse igal hommikul börside avamist, tehingute tegemist, kogu seda kauplemist ja seda protsessi ei juhita tsentraalselt, mis on eriti meie jaoks mõistlik, sest kui see oleks tsentraalne, näiteks Frankfurdi börsilt, siis ilmselgelt see ajavahe paraku on mitmed sekundid, lausa mitmed minutid, mis kahjustavad eelkõige näiteks Eesti investorid, kes saavad vajaliku informatsiooni börsidel ja turgudel toimuva kohta võib-olla mitu minutit hiljem, kui seda saab sakslane. Ehk meie olukord halveneks. Aga just see ongi praegu Euroopa Liidu üks plaane, et tsentraliseerida börsi kauplemist Euroopa Liidu alluvusse ja selle küsimuse kohta, kuna Euroopa Parlamendis on küpsemas ka üks raport ühe poolaka poolt, kes kunagi 80 oli kommunist ja täna on siis kõva demokraat ja Euroopa Liidu eest võitleja, siis tema on üks raportöör ühele raportile, mis justkui kiidab seda plaani heaks ja toetab Euroopa Komisjoni plaani tsentraliseerida liikmesriikide käest ka börsi kauplemist ühtsesse alluvusse. Ja seetõttu ma tegin siis kirjaliku küsimuse Euroopa Komisjonile, et miks seda tehakse, kas nad on analüüsinud tagajärgi, kuidas see mõjutab just nimelt väikeriikide ja Euroopa keskpaigast kaugemal olevate riikide turgude olukorda börsidel. Ja seda vastust pole veel saanud, kuna üldiselt tänu sellele meeletule bürokraatiale siin Brüsselis see vastamine võib neil aega võtta mitu kuud. Aga tänu selle kirjalikule küsimusele siis Nasdaqi esindajad saatsid mulle kirja, et kas oleks võimalik kohtuda nende asepresidendiga. See siis toimuski eile, oli väga meeldiv vestlus, pool tundi. Rääkisime siis Euroopa Liidu plaanist. Ma soovitasin neil loomulikult ka otsida sügavamat kontakti liikmesriikide valitsustega, eriti rahandusministritega, sest et liikmesriikidel on võimalik panna veto peale siis sellistele Euroopa Komisjoni algatustele, mis on liikmesriikidele selgelt kahjulikud. Euroopa Parlament ei saa väga palju mõjutada, küll aga Euroopa Komisjon tihti kasutab Euroopa Parlamendi raporteid või resolutsioone ühe hoovana, et survestada, mõjutada liikmesriike, olemaks nõus mingisuguste algatuste või otsustega, mis on Euroopa Komisjonile kasulikud. Ja ilmselgelt neile on kasulikud suurem tsentraliseeritus, suurem võimu koondumine Euroopa Komisjoni kätte ja seetõttu vähem võimu liikmesriikides. Ja lisaks rääkisime loomulikult siis selle Nasdaqi asepresidendiga üleüldisest majanduslikust olukorrast, rääkisime ka sõjast Ukrainas, Venemaa agressioonist, kuidas see mõjutab välisinvesteeringuid, kuidas see võib-olla hirmutanud ka teatud ettevõtjaid jätma tegemata investeeringuid näiteks Eestisse, kuna me oleme üks riik selles Venemaa naabruses. Ja loomulikult siis lubasime kohtuda ka siis, kui ma ise juhtun minema teisele poole suurt lompi idarannikul ehk siis Washingtoni või New Yorki. Seejärel eile õhtul siis osalesin ka migratsioonikomisjonis, LIBE, millest ma olen korduvalt rääkinud ja püsikuulajad kindlasti juba teavad, ehk siis komisjon, mis tegeleb inimõigustega, sallivusega, kõikide immigrantide kaitsmisega. Ja ma läksin sinna siis õhtul kell 6, kui oli päevakorrapunkt, mis käsitles Frontexi tegevust. Frontex on siis Euroopa Liidu piirivalveorganisatsioon, mis paberi peal peaks siis kontrollima illegaalset immigratsiooni Euroopa Liitu, kuid tegelikus elus siis hoopis on nagu turismiasutus, mis aitab illegaalsetel migrantidel tulla üle piiri Türgist või Vahemerelt Euroopa Liitu. Ja see punkt oli eile siis komisjonis arutelul sellepärast, et nüüd paar kuud tagasi umbes
avaldas Euroopa Liidu kuritegude vastane asutus siis raporti, kus mõistetakse karmilt hukka Frontexi tegevus, kuna väidetavalt olevat viimaste aastate jooksul Frontexi töötajad, ehk siis nii-öelda Euroopa Liidu piirivalvurid, jõuga takistanud immigrantide tulekut Euroopa Liitu ja sisuliselt täitnud tegelikult oma töökohustust, mida Euroopa Liidu maksumaksja tegelikult ka ju eeldab. Ehk Frontex, mis on ülalpeetav nii minu kui sinu, kui meie kõigi ja meie kõigi Euroopa Liidu elanike maksudest, me ju eeldame, et see piirivalveorganisatsioon kaitseb meid illegaalse immigratsiooni eest ja sellega kaasneva kuritegevuse eest, kaose eest, kõikide negatiivsete tagajärgede eest, mis sellega kaasnevad. Aga tegelikkuses siis hoopis seda tegevust mõisteti hukka, et tegemist oli inimeste väärkohtlemisega, põhiõiguste rikkumisega, inimestele ei antud võimalust tulla vabalt Euroopa Liitu ja alles siin meie pinna peal esitada asüülitaotlus. Ja see raport siis mõistis kohutavalt selle tegevuse hukka, mille tõttu Frontexi peadirektor eelmine kuu astus tagasi ja nüüd siis asedirektor, väga meeldiv proua, tuli eile siis komisjoni aru andma olukorra üle Frontexis ja see oli ikkagi piinlik. Mul hakkas ikka tõesti masendustunne tuli peale, sest et see oli nagu läbi nutu või läbi pisarate nagu andeks palumine, et milline häbi meil on Frontexi tegevuse pärast, mis on välja tulnud, et meil on nii palju Frontexi töötajaid, kes on keeldunud tööle tulemas selle kultuuri pärast, mida me oleme rakendanud inimõiguste rikkumisega, põhiõiguste piiramisega ja me üritame muutuda, me üritame paremaks saada. Ja ma kuulasin pool aega kuulasin seda debatti ja läksin minema, sest see oli täiesti mõttetu. Ikkagi sa näed, mismoodi valdav 99% sellest seltskonnast on ajust nihestunud, kes kurdavad selle pärast, et ükskõik, kes tahab, ükskõik kust maailma nurgast, ei saa tulla vabalt Euroopa Liitu ja siin esitada asüülitaotlust, kuigi me teame, et kui nad tulevad üle Vahemere ja jõuavad näiteks Kreekasse, ja tahavad edasi minna kohe Saksamaale, Prantsusmaale ja Rootsi, siis tegemist ei ole sõjapõgenikega, vaid majandusmigrantidega. Ja ükskõik, kui palju meil ka kahju ei ole nende olukorrast, ka mul on isegi kahju, kui inimene Bangladeshis peab elama näiteks $1 päevas, aga neil puudub igasugune rahvusvaheline õigus minna elama ükskõik, kuhu nemad tahavad ja taotleda sotsiaaltoetusi ükskõik, kus nad tahavad. See lihtsalt ei ole nende õigus ja me mõtleme ka oma inimeste olukorra peale ja ka oma eelarve võimaluste peale ja oma ühiskondade heaolu peale ja me ei saa lubada, et ükskõik kui mitusada miljonit inimest võivad vabalt tulla siia elama, kuna neil on kehv elu. Andke andeks, kurb küll, aga iga 5 Eesti inimene elab allpool suhtest vaesuspiiri, ka neil on kehv elu, aga neil ei ole õigust emigreerida Rootsi näiteks ja küsida seal sotsiaalabi. Nad peavad kannatama ja kannatama ka praeguse Eesti valitsuse käes ja tegevusete käes. Aga igatahes selline arutelu oli seal siis komisjonis. Täna on olnud mul mitmed siis nii-öelda ametlikud tööülesanded, näiteks siis arvete allkirjastamine seoses sellega, et ma olen poliitgrupi siis varalaekur, kes peab kontrollima kõikide suuremate kulutuste tegemist, et kas kõik on olnud nii-öelda reeglitepärane, kas kõik on järginud meie sisekorda kulutuste tegemisel, mis puudutab näiteks, kui meie poliitgrupi parlamendiliikmed korraldavad avalikke üritusi, korraldavad reklaame, ostavad kuskil, ma ei tea, mingisugust reklaamipinda ajalehtedes, ja mis on kinni siis makstud meie poliitgrupi eelarvest ja mina pean siis kinnitama ja üle vaatama, et need arved on kõik korrektsed, et see on läinud asja ette ja ei ole olnud mingeid rikkumisi. Seda olen pidanud täna tegema. Nüüd ma kohe olen jooksmas meie poliitgrupi koosolekule seoses sellega, et järgmine nädal on meil Strasbourgi nädal, kus on siis plenaaristungid ja alati enne siis Strasbourgi nädala varem on meil poliitgrupi üldkoosolek, kus me võtame ette siis selle nii-öelda päevakava, mis on planeeritud Strasbourgi. Ja peale seda, nüüd umbes 50 minuti pärast, on mul intervjuu BBC-le seoses siis Venemaa tegevusega, seoses olukorraga Ukrainas, seoses sanktsioonidega, nii et kell 6 Eesti järgi peaks olema intervjuu BBC-s. Kahjuks ma arvan, see nädala kokkuvõte on nähtav sotsiaalmeedias ja minu kodulehel jaakmadisson.ee ja minu YouTube'i kanalil peale seda, kui see intervjuu on juba ära olnud, aga eks ma saan võib-olla siis seda linki intervjuust ka jagada teie kõigiga läbi sotsiaalmeedia.
Ja peale seda on üks sakslaste üritus, kus on neil üks esineja, lähen ka sinna ja homme hommikul juba lendan tagasi Eestisse, sest et neljapäeval pean ma lendama Ameerika Ühendriikidesse ühele konverentsile, kus ma pean laupäeval siis rääkima Euroopa parempoolsetest erakondadest ja nii-öelda Euroopa tegevusest, kuidas siis parempoolsed konservatiivsed erakonnad tegutsevad ühiselt ka Euroopa Parlamendis. Laupäeval on siis minu see paneeldiskussioon läänerannikul umbes Los Angelesest tund aega autoga sõita. Ja sealt ma tulen tagasi siis juba pühapäeval ja seejärel juba lendan Strasbourgi, et osaleda täiskogu istungitel. Ma loodan, et ülevaade oli kiire ja korralik, ei läinud liiga pikaks, et keegi ei hakanud haigutama. Kui me varem ei kohtu, siis kohtume juba nädala pärast Strasbourgist uue kokkuvõttega. Seniks aga kõigile ilusat suve algust, ilusat lastekaitsepäeva homme ehk 1. juunil. Armastage oma lapsi ja tehke neid rohkem juurde. Ja tõstkem ikkagi lastetoetusi, et inimestel ei oleks majanduslikke takistusi, rohkem saada endale järglasi ja noori väikeseid eestlasi, kes räägivad kodus emakeelena eesti keelt. Olge tugevad, olge tervsed ja ilusat suve algust ja kohtume nädala pärast.